Olenemata kõikjal olevast koledast koroonaviirusest ei saa lihavõtte pühi sellegipoolest tähistamata jätta, sellepärast et kõiki rahvakalendri tähtpäevi peaks ikka pidama, sest muidu surevad nad lõpuks täitsa välja ja meil ei olegi lastele enam midagi pärandada. Siin on mul juba sellised ilusad värvitud ülestõusmispühade munad. Ja nende munadega siis saab tegelikult mängida lihavõtte ajal ka lihavõttemänge. Ja me näitamegi, kuidas seda saaks teha kodustes tingimustes ilma üldse kodust välja minemata. Kui te näiteks ei taha nende munadega mängida, sellepärast et nad võivad siis maha kukkuda ja siis nad lähevad mõraseks ja siis te ei saa neid pärast koksida. Et siis võite munade asemel mängida näiteks kas siis lõngakeraga või siis võite teha endale sellisest lihtsalt kaltsust sellise munalaadse moodustise. Näete, seda ei ole üldse mitte raske teha. Keerate ta igatpidi kokku ja siis ongi peaaegu et muna valmis. Nii. Olge lahked, muna. Ükskõik mida võib munana mängudes kasutada. Ja ülestõusmispühade ajal muidugi mängitakse igasuguseid mänge, kus siis joostakse koos munaga. Et näiteks panete selle imeilusa pühade muna siia lusika peale ja siis hakkate selle lusikaga jooksma ja kui muna kukub maha, tuleb ta kiiresti asetada jälle lusikale ja edasi joosta. Näiteks meil siin toas ei ole väga palju ruumi, et me jookseme näiteks 10 korda edasi-tagasi ühest toast teise ja kes esimesena lõpetab, see on võitja. No. Nii, Astril kukkus maha, pane tagasi. Minul on eriti ohtlik, sest ma jooksen päris munaga. Muna tuleb visata kas siis korvi, kui teil korvi kodus ei ole, võite võtta lihtsalt põrandapesupange või pesukausi või mis iganes. Ja kes kõige rohkem mune saab korvi visatud, see on võitja. Nii, Astrid alusta sina. Mööda. Mul läks ka mööda, võtame ära. Et igal ühel on näiteks 10 viset. Ja kes 10 kõige rohkem saab korvi, see siis võidabki. Nii, viska uuesti, Astrid. Mööda. Korvis. Meil on siin selline munarenn, mida mööda munad saavad alla veerida. Aga kui te kodus ei taha hakata puidust tegema mingit munarenni, siis võtate lihtsalt suure paberi näiteks, nagu mina, ja teete sellest sellise renni. Nii, Astrid, pane muna mööda renni veerema. Nii, veeres päris kaugele. Ja siis, mida kaugemale muna veereb, seda parem, aga kõige parem on, kui see muna puutub kokku teise munaga. Sellepärast, et kui see puudutab teist muna, siis tähendab seda, et mõlemad munad saate endale, ehk siis selle teise mängi muna saate ka endale. Mida rohkem mune sul lõpus on, seda parem, sest siis saab rohkem mune süüa, sest ülestõusmispühad peab hästi palju mune sööma. Just enne seda on pikk paast, kui ei tohi süüa mune, piima, võid, koort, liha, mitte midagi sellist loomset ja see tähendab seda, et kõigil on kange isu keedetud munade järgi. Nii, Astrid, kumma sa võtad, kumma muna? Võtad selle, nii, lase käia, pane muna veerema. Nii, päris hästi, nüüd veereb minu oma. Minu oma veeres kaugemale. Nii, aga kumbki ei puutunud kummagagi kokku. Aga sellist muna veeretamise mängu võib siis mängida kõikide pereliikmetega, mida rohkem mune, seda parem. Esiteks on see seotud kukkedega ja kukked on kindlasti seotud ülestõusmispühadega. Teiseks teeb see mäng sooja. Kolmandaks on see väga sportlik mäng. Nii et kukepoksist ei tohiks kindlasti loobuda ülestõusmispühade ajal. Kohe näitame, kuidas kõige tavalisem kukepoks käib. Et minul see vastane ei ole tegelikult minuga ühte kaalu ja ühte mõõtu. Et temal on muidugi väga lihtne kaotada. Aga mul ei ole kahjuks suuremat vastast kuskilt võtta. Nii et sellepärast ma siis lihtsalt näitame, et ma ei hakka teda päris pikali lööma, aga ma näitan, milles see mäng siis seisneb. Nii et nii, seisab ühe jala peal, käed niimoodi rinnale risti ja siis hakkame üksteist niimoodi nügima. Ja see, kes esimesena teise jala maha paneb, see kaotab.